Eile rääkisime preestritega sellest, kui suur on paljudel meie seast sisemine mäss, eriti siin Eestis, kui keegi hakkab õpetama meil, kuidas me peame elama, kuidas me peame käituma. Asi isegi ei ole selles, et me ei ole nõus sellega. Võib-olla me oleme nõus, lihtsalt ei taha, et keegi ütleks meile midagi. Teine inimene võib olla isegi sõber, võimud, preestrid, paavst. Kes teab, võib-olla isegi ei taha, et Jumal ütleks meile, mida me peame tegema. Sisemine mäss. Tahame olla vabad. Muidugi, kui on jutt Jumalast, siis otseselt keegi meie seast ei ütle, et ma ei ole nõus Jumalaga. Aga võib elada teistmoodi. Ma lihtsalt ei kuula seda, mida Jumal tahab mulle öelda. Või tõlgendan seda niimoodi, kuidas mul on vaja. Tuletan teile meelde, armasta oma vaenlast. Mida sa tunned, kui sa kuuled seda Jeesuse Kristuse käsku? Paljud inimesed ütlevad, ma ei vihka vaenlasi. Mul üldse ei ole vaenlasi. Ja natukene edasi. Need inimesed lihtsalt ei eksisteeri minu jaoks. Niisugune tõlgendus. Ja muidugi ma ei pea armastama neid, kui nad lihtsalt ei eksisteeri. Ja niisama võib olla paljude teiste käskudega. Elame Jumalalt kaugel. Kas keegi meie seast ei tunne seda? Õndsad olete, ütleb Jeesus Kristus. Õndsad, õnnelikud. Mitte sellepärast, et te olete vaesed, et te nutate, et te kannatate, et te olete haiged ja nii edasi. Aga sellepärast, et just niisuguses seisukorras te ei saa mängida. Te peate olema ausad Jumala ees. Ja alles siis inimene ausalt ütleb Jumal, mina vajan sind. Niisugusena nagu sina oled. Aita mind. Ja võib-olla need seisundid, kui mul midagi puudub, aitavad mind minu teel Jumala juurde. Sisemine mäss. Võib-olla on midagi, mis meil on vaja. Aga ma ei usu, et tänu sellele me saavutame vabadust. Vabadust on siis, kui ma elan koos Jumalaga. Võib-olla ma ei tea, mis toimub. Mul on raske võtta vastu seda, mida ütleb mulle Jumal, aga elan koos temaga. Siis ma olen vaba. Vaba sisemiselt ja võib-olla väliselt.